No nii, terekast jälle, vahepeal üks video jooksis kokku lihtsalt, aga siis pärast ei viitsinud ka enam sellega tegeleda, et seda kuskilt kätte saaks. Ma ei usu, et enam saakski. Ja seal videos mul pole isegi pilti sellest tehtud, kui mõttes nüüd tegelikult oli, aga läks asja, et ikka sellest ei olnud pilti. Praegu peale kooli tulin, kell on 5 läbi natuke. Mis täpselt on? Kell on masinus. Kell on 17.15, 5 läbi. See tähendab siis Ossoo, ma ei märganudki. Oi kui armas. Jänku. No kaamerasse jäi ka, aga nüüd ma ei pannud tähelegi. Sellepärast ei tohiks vahtida kogu aeg kaamerat. Jänku nenes on siin. Jänese aasta ka jookseb praegu. Aga äkki saan talle lähemale. Kuidas see? Prooviks jänese häält teha, aga ei oska. Mingi vares ka. Jänku. Sõitsa jänes. Üksinda. Jooksuaeg on praegu. Ühesõnaga ei viitsi talle järgi minna. Uskumatu, et no lihtsalt ei märganud. See on see, et passin oma kaamerat ja tehnikat ja jänes oli minu kohe kõrval, et ta oleks saanud paremini kaamerasse, aga ma imestan, et ta ei kartnud niimoodi. Tuli ise minust mööda, mis ta sai olla. 2-3 meetrit ainult sai vahet alla. Ai, jänes on praegu vist jõe kaldas. Nägin seal mingit liikumist. Lihtsalt auto sõitis, kartsin natuke. Kui alla jääb. Aga nüüd on nii, et jälle teisel pool jõge olen. Jah, 5. Mis ta on siis? Veerand 6. Mingi tund 2 on püüda. Ja teengi täna siukese lühikese otsa, nagu siis seekord tegin, kui sain selle elu esimese. Ja nüüd jälgin rohkem ümbrust, et äkki saan veel kedagi peale. Ma loodan, et ikka seda jänkust ka natuke ei. Aga jah, ühesõnaga sellest rullist oli juttu. Keegi oli mu postitusest valesti aru saanud. Mis ta nimi oli, ei mäleta. Ja kirjutas, et kas saaks rulli endale. Et ma mõtlesin, et äkki on kuulnud seda, et mul 2 vana rulli seisavad. Aga kelleks hulg oli samas. Aga ei, mul on nii, et mulle saadeti tasuta rull. Mitte ma ei anna ära midagi. Mul endalgi raskusi, sellepärast ongi tore, et keegi saadab. Et ja need rullid ei... No minu oma on nüüd kallim. Ja. Et mis mul oli? Eelmine video ei läinud üles, ei teagi. Mul on see... Mulle Amax Fishing. Tema lehte käite ka kindlasti vaatate. Tema saatis mulle nüüd... No nüüd juba vist 3 päeva tagasi, ei 4 isegi. Tuli mulle siuke asi nagu spinning rull nagu Shimano Sahara C2000S ja mingid tähed olid veel lõpus, 11 oli jõtt. Ei mäleta, mis seal peale liiks. Ja sellise laheda asja siis kinkis mulle täiesti tutikana poest tellitud. Telliski otse e-poest, tellis pakiautomaati. Ehk siis tema käest pole see isegi läbi käinud. Lihtsalt tellis mulle. Siis samal päeval ma sain endale ka uue rida. Eelmises videos oleksite nüüd näinud, aga noh. See video ei läinud üles ja oi, seal eelmises videos tegelikult. Video pikkuseks oleks tulnud kokku üle 2 tunni. Aga ma ei saanud seda üles ja võib-olla tegelikult pigem ikkagi talvem, aga mingis osas ka võib-olla parem. Aga jah, ma ei oska kõike nüüd öelda. Ühesõnaga, eelmises videos oli nüüd siuke lugu. Näitasin ära endale uued prillid, et sain täpselt samasugust nagu Eriol on. Täiesti täpselt. Ja need tõesti nüüd töötavad. Ja mis nad olid? Norfini omad Paidest lihtsalt
Paidest sellest Maxi Marketi ülemised korrused. Ja need olid ka ilmselt sellised seal, aga seal oli neid prille veel. Põhimõtteliselt eelmised prillid olid mul 12 eurot, need olid 14 eurot, et 2 eurose vahega. Ja nüüd on siuke asi, et sain endale ka kahva Paidest. Ja siis see, mis oli ka, mida ma rääkisin, et see Rähne, sellega on siuke kurb lugu, et temast ei saanudki midagi. Me viisime ta ära Paidesse sinna Eesti Metsalooma ühingu toimetaja kätte ja siis see ütles, et seal on nii siin tiivavigastus, lahtine luumurd, et see pannakse magama. Ja kuna uut infot ei tulnud, et ei oleks magama pandud, siis ta läkski magama. Ühesõnaga, see sai surma niikuinii. Aga samas me saime ta päästetud ja nägime väga-väga lähedalt ja tundsime isegi. Ta ei olegi nii tugev noka, kui arvasime. Et oli väike kirjurähn, aga vist emane, nagu ma aru sain. Et ei olnud nii erksed värvid. Nii, aga ma jõuan varsti sinna isegi juba, kus ma alustan. Natuke veel kõndimist. Ja mis meil siis veel oli? Ei oskagi midagi öelda. Jah, ma leidsin eelmises videos siis, ma ütlesin seda juba selles videos ka mitmed korda kuulete, et leidsin passikut, aga ma leidsin nagu teda päris korralikus koguses. Et Kase oma ja Lepa oma ja ma käisin peaaegu Jägala Suudmeni väljas. Et ma ei tea, eile tuli kokku 20 kilomeetrit, aga muidugi see ei olnud eile, see oli üleeile juba. Eile oli siuke pull lugu, et ühendust võttis minuga üks minu värskeim kanali jälgija, kes alles avastas mu kanali. Ja paar päeva hiljem kirjutas mulle, et läheks koos kalale ja siis eile tuli rolleriga, aga sellest ma videot ei teinudki. Et kuna seal ei toimunud midagi. Ma arvan, mul küll andis hetkel märku, et tuli ka 10 000 sammu hetkel täna täis juba. Aga jah, eelmine kord oli päris pull asju, ma kõike ei viitsi meelde tuletada. Ja mis veel? 2 korda jäälindu. Väga suur tegur, miks ma ka eelmine kord ei saanud ka mitte midagi. Lihtsalt käisin tühja, 7 tundi olin kalal, et hommikul tulin. Plaan oli muidugi kell 7 peale tulla. Või jõe äärde tulla. Aga jõe äärde kohale jõudsin siis püüdma, hakkasin 11 kuskil. Ja sealt siis 11 kell 7 olin kuskil kodus, et see tund aega vahel. Nii, mingid pardid lendavad siit ära, siit ei ole võimalus saada. Vist jõudsin ka nüüd sellesse kohta, kus ühte kopratammi ma vahepeal siin lõhkusin. Hästi-hästi väike mingil jõele tuleb sisse see kraav lihtsalt. Ma arvan, kuimetuskraav või midagi. Räme palju vett on seal sees, sest koprad paisutasid. Aga see väike kopratamm on uuesti üles ehitatud. Ma lõhkusin teda päris korralikult ikkagi, mitte täielikult eest, aga ehitati tagasi. Jah, selle video ma teen nüüd lühem, äkki see rakendus jookse siis ka. Aga mis nüüd on? Tamm on ikka alles. Ja vesi tase on kõrgem. Jah. Mis see oli? Mingid siselikud asjad vist. Jep. Need on tagasi ehitatud seda. Siit ma muidu lõhkusin ära seda lihtsalt. Ja siis ega midagi, uus video on nüüd. Ma ei tea, palju mul veel on eelmist videost rääkida. Ei ole midagi. Siis lõppkokkuvõttes ju tegemata. Hästi imelike asju leidsin ja nüüd tahaks teada, et kes targemad on, et kirjutage, et kas Pajul on ka tõesti passik, et mingid pildid, vähemalt sellest panin üles vist oli. Sellest passikust olid. Aga okei, nüüd mul on jõe ääres. Hakkame püüdma, panen korra kinni. Ja püük hakkab.
et selle räägin ka ära nüüd. Rullist rääkisin enne juba, et aga Ritv on Shimano Katana mingi värk ja testiga pidi tulema, algul pidi tulema nagu test 1 kuni 11 grammi, aga tuli lõpuks test 3 kuni 14 grammi. Ja mingi Spider, mingi nöör. Oi. Okei, nüüd on nõme küll. Noh, ma ei tea, kuidas kaamerast näha on, aga mina näen ja siukest asjad on kõige nõmedamad asjad, mis üldse juhtud saavad. Ma viskan lihtsalt kaldasse, täiesti kaldasse sisse. Ilusa pika viske ka veel USA vahelt. Ja siis üritada kätte saada. Nii et kala ära ja see asi kippus mul eelmine kord ka kogu aeg sassi minema. Et ei saanud vahepeal aru, et mis toimub. Mõtlesin, et ma ei tea, peab mingi teise nööri ostma, aga hetkel on olemas nöör ja ei ole mõtet hakata lisaraha kulutama. Tuleb õppida õigesti püüdma ikkagi lihtsalt. Selle ütlen ka ära, et hetkel püüan RV landiga. Ikka selle samaga, millega mul esimene tuli. Esimene Forka Golden. Seotud peaaegu otse pealiinile, vahepeal on landilõks. Ja jälle pani. Ja nüüd näen pikemat, isegi mööda jõge läheb lihtsalt jäälind. Et see on nii äge, ilus vaadata kogu aeg. Eelmine kord oleks peaaegu pildile ka saanud, aga ei, natuke ei puudu. Nii, kohe liigume edasi, siit on juba piisavalt viskeid tehtud. Kala järgi ei ole tulnud, vähemalt ei ole näha olnud, et oleks. Ja läheb natuke madalamast kohast. See koprad on muidugi siin väga hea sild nagu ülekäimiseks. Ma arvan, tegelikult jah, lähebki siit samast tammist jälle. Nii, aga korraks kinni jälle. No, ma ei tea, kuidas näha on, aga mingi ilus must linnuke. Kas see ongi? See oli nüüd mingi kull. Juttu vahepeal nii palju, et kala saanud ei ole. Aga muidu vahepeal võtsin endalt nööri vähemaks, sest jooksis liiga sassi, aga noh, see nii palju ei aidanudki. Kui lohtis. Et sassi läheb ikka, aga noh, natuke vähem. Praegu korraks mõtlesin poole ehmatusega, et kas see jäälind on hästi lähedal mulle, aga liblikas oli.
see on niimoodi poolenisti vahepeal vastu tuult ja vahepeal on mingid tugevad tiilid ka olnud. Ja noh, lant hakkab lollusi tegema mingi aeg. No nüüd on täitsa silmi selle. Jep. Läheb kuivamale kaldale, seal saab korda. Või tegelikult see on siin ka. See on ka kinni jälle korraks. No nii, et nüüd natuke aega tagasi ehmatasin ma ühe kalakaldrast minema. Ja siiamaani ongi kalast ainuke märk see on. Kedagi näinud ei ole, keegi võtnud ei ole. Kes see siin kaldas oli, kes ära ujus, seda ma ei tea. Aga et mis kalad oli. Aga hops, väga hea. Nüüd võiks tulla midagi ka. Ja lant tuli tühjalt. Ka just siit enda poolt kaldast ehmatasingi minema. Natuke maad tagasi, kus seal. Noh, siis on näha kohe, siin on see mingi Võsasaar. Mul on siuke tunne, et siin on ka keegi, kes ära ujub. Aga hetkel vähemalt hea see, et ei ole tuult enam nii tugevat. Küll see asi krõbiseb palju. Noh, nii. Jälle jonekala. Ei olnud järgi ka. Aga see jänes oli küll nagu armas, keda ma nägin. Sellele loovtöö landivalmistusvideole tuli mingi ilusa sisu kommentaar. Kirjutasin vastuse ka. Järgmine päev vaatan kommentaari, ei ole enam. Mõtlen, mis pull on, kontrollin üle, ei olegi kätte saada mitte kusagilt. Täitsa kadunud, et seekord ma küll enda arust midagi ei teinud. Või ikka tegin või mingi YouTube ise või? Ei tea. Aga jah. Täna ikkagist tahaks nagu kala saada jälle. Kuna nii harva niikuinii saan, et noh. See on niigi harva, mul oli vahepeal ikka väga pikk vahe. Siis see niigi harv. Võiks olla natuke tihedam harv. Mingi hetk tuleb siis lennukaga ja proovib lendõngega püüda. Äkki saab sellega paremini.
hetkel landivahetust ei ole kordagi olnud, kogu aeg see RV otsas. hopsti, see läks nii napilt ja ikka tõmbasin kinni, aga nüüd ma rikkusin hea koha ära vist. Oi. Panen praegu korra kinni tagasi. No nii. Hakkan lähenema lõpusirkele, ühtegi kontakti kalaga ei ole. Ups, liiga hilja tõmbasin peale. Nii. Okei, nüüd on ujumine. Ai, tuli korda. Siin on üks super ilus auk, aga sealt ühe korra proovisin täpselt auku. No nüüd läks isegi korra minna. Ai, nüüd tuli küll. Aga august vist ei tule. Siin on nüüd üks ojad, mingi kraav tuleb ka vahepealt siia sisse, et äkki sellest kraavi käigust sealt. Seal käigus muidu maimu on olnud, et äkki on siis suurt ka. Aga siin läheb vahepeal suht madalaks ära see asi. Oih. No ja siis 2 Eesti landimeistrit saadavad veel mulle lante juurde mingil hetkel. Hetkel veel ei ole saatnud, aga mõlemad on lubanud saata ja eks nad siis saadavad ka. Mõlemad on küsinud, et kuhu saata, andmed ja lihtsalt hetkel kiire kõigile. Esiteks endal teistel ka hõve kalaga ja ega kõik ega landimeistrid ainult lante ei tee. Nüüd käid ikka kalal ka esiteks juba oma lante testimas. Oi, kiiresti. Upsti, siit läks praegu mingi räme hambaheljaga haug ära. Nii et ikkagi sellise kalda ära all on ka neid täiesti. Suht aeglaselt läks, ilusti nägin, aga see oli küll viga saanud kõvasti.
korra mõtlesin, et no oleks vaata forell on, siis oleksin ära võtnud, aga täpselt nagu jala alt läks. Forelli oleks proovinud veel kätte saada, aga kuna haug on, siis on liiga riskantne, võib randist ilma jääda. Oih, natuke halvasti viskasin. Aga noh, nüüd on vähemalt teada, et siin otsas ka kala peidab ennast ikka. Siit ma ei teadnudki. Enne siit kala kordagi märku polnud andnud. Nii, keerame kaamerat allapoole. Ja uuesti siit sinna auku, oih, mööda, kõvasti mööda. Aga vähemalt on nüüd kala uuesti ära nähtud. See haug oli jalamõõduline. Peaaegu. Midagi nüüd tundus korraks, aga see vist jäi kinni kuhugi. Siis ta ei on nagu siuke, ei tundunud otseselt nagu võtt. Jälle, ja siis on mingi muruu seal. Siin äkki tasuks isegi pöörlevat hoopis panna. Ai, osa. Sealt tuli läbi ja ei jäänud kinni. Väike ring ümber pussa. Ja vee äärde tagasi. Ai, nüüd läks liiga hästi sinna. Okei, see on lahti vähemalt. Enam ujuma ei hakanud. Vahepeal polegi vaadanud, et mis see kellake näitab. Tuleks vaadata kohe. Aga eks tegelikult suht kohe lõpeb see püük ära ka. Nii kohe ei lõppegi tegelikult isegi. See läheb veel natuke aega. Poleks ma kätt rullili peale pannud ja stoppi, siis oleks kinni praegu teises kaldas. Nüüd tundub kogu aeg nagu, et siin olid väga madal koht ja kivid. Ja ikka väga madal koht. Ja palju kive.
nii. Siit on nii äge vaadata nüüd, eriti kui siin põhjas kuskil kala on. Aga jah, siin on nii sügav, et siin oleks tõesti mingit metallist vaja juba. Plökki või metalli või mingit lusiklanti äkki. Eriti kui hästi kõrgelt kaldalt püüda, siis ei keri nii põhja seda anti. Kui üldse kerib põhja. Hopsti. Nüüd ei tahaks nagu kinni panna, aga samas siis äkki tuleb jälle liiga palju seda materjali. Aga noh, siis lihtsalt lõikab välja. See vist oli nüüd võtt. Ma ei saanud täpselt aru, et kas seal oli mingi... See oli äge nüüd, kui siit päriselt võtt oli. Või oli seal midagi. Millegi üle käia korraks. Ei tea, aga tundus nagu võtt. Oi, kui hea vise. Okei, nii hea ei jäänudki, saba sai taha. Kalaga kontaktist siis nii palju, et näinud olen, aga kätte pole täna ühtegi saanud veel. Ehkki paarkümmend meetrit on veel võimalus püüda, kui lihtsalt ära ei lõpeta. See läheb isegi sinna paari 100 meetri kanti. Jah, läinud jäi mingi asja kokku õnne. Kelle on saba?
alad jäävad nagu väga valusalt kangeks. Oi, natuke vale koht. Siit nüüd sillani ja siis sillast proovin isegi teiselt poolt silda ka veel mingid kohad ja siis on minek juba. Aga ma arvan, ma teiselt poolt silda minnes võtan koti ära korraks sellest. Liiga raske juba. Täiesti uskumatu ikka. Õnneks mul hetkel siin linde ees ei ole olnud. Linnud võivad kõik kala ära. Siin läks halvasti natuke. Nagu maru olen saanud siis kalarindu pigem esimesel kerimise poolel ikkagi ära. Kuigi on ka täiesti viimaseid hetki, kus hakkad lanti veest välja tõstma ja need on alati need kõige paremad. Kala hüppab lihtsalt järgi. Oih.
Isegi tööle hakkas kohe. Tuleb välja, et siin käiakse nii palju, et kõigil kaladel on kas kõhud täis või need on välja püütud. Sest mina jälle siit ei saa kala. Enne sain ja nüüd ei saa, et mis toimub. Sest enne ma tulin ka umbes sellisel ajal. Või no, tulin nagu paar tundi varem, aga sain umbes sellisel ajal kätte. Nagu ma praegu tulin. Praegu on nii perfektsed viskad tulnud, et kohe minest ja vaheval. Kuigi visknurk on täiesti või. No täiesti idekad viskad ikka. Täpselt enne kinni jäämist jõuab ette kalda äärest. Isegi ratas on alles. Nii läheb korraks kinni. No nii, nüüd ma olen siin teisel pool silda juba. Ja seal siis oli ainult üks kalakakupudeliselt ma nägin. Saanud ei ole ja kõige võtnud ära, aga noh, siit ma teen veel paar viset. Ja siis ongi kõik. Oho, miski nagu võttis. Siit algul ma mõtlesin, ma lähen siit natuke kaugemale, aga siiski ei viitsi minna. Püüan siit samast kaldust, siit otsast korraks ja ongi kõik siis. Nii, ja nüüd tuleb viimane visa. See tuleb tagasi, siis ongi kõik. Siis on õng kokku ja ära minek.
Jep, ei tulnud. Ühesõnaga, ma näitan veel teile rulli ära. Sellel kaamera, see aku võib kohe tühjaks saada, mul on üheks veel 2 täis akut kaasas. Jah. Aga muidu siuke. Sellise rulli saatis siis mulle Amax Fishing. Siin on kirjas see Shimano Sahara. Jumala äge, mugav. Ja ridad seal mingi Geofiber, Katana, Shimano, 2-osaline. Testiga siis zoomige ära. Testiga siis 183 cm pikk ja 3-14 grammi test. Ja nööriks ei mäletada ja lant on siis RV. Ja nojah. See, kui see aku veel, kuhu ma jalutan, ma mõtlesin siin seal. Et aku peab veel piisavalt äkki õhtul. Et näitan enda prillid ära veel. Sain siis sellised prillid, nagu täpselt erial on ja näitan uuesti Norfini omad. Ja siis lihtsalt siuke kommeeritud sellega KAF Salmo oma. Et mingi paar on küljes ja rohkem polegi. Subscribe, like, comment ja share ja näeme järgmises videos. Tšau!